see teeb pilti ka. Nagu mitte tema, aga see... Aga kuidas sul selle armastusega on? Väga ilus. Nii. See lugu, see Bohemian Rhapsody, see on mul vist üks lemmikid lugusid ka endal. Nii kunagi räägiti ju sellest, et 6 minutil lugu mitte kunagi ei lähe vaata sinna raadiosse, aga murdis läbi. No jah. Murrab siiamaani. Mis sa arvad, kui ma küsin su käest mõned küsimused? Küsi? Ma küsin. Vastan. Rõõmuga või? Jaa, panen kitarri ära kohe. Teen käed soojaks kohe. Ahah. Nii. Kuulan. Huviga. Ma olen üks suur kõrv. Kui suur? No ikka väga. See on üks nendest küsimustest, aga kui palju inimesi on sinu publikus olnud selline, ütleme, maksimum? 1,5 miljonit inimest. 1,5 miljonit. Kus kohas? Eile. Eile? Kasahstani televisiooni tegime otseülekande ja seal on Instagramis on neil 1 miljon jälgijat ja televisioonis vaatas seda ülekannet ka mingisugune 700 000, nii et põhimõtteliselt ja eile oli korraga peaaegu 1,5 miljonit. Eile siis korrastasid rekordi? No ikka suurelt. Muidu on mingi tonn olnud?
või midagi sellist? ikka rohkem, ma arvan, see oli Facebookis mingi laivis nagu koha peal on olnud vist need Tartu öölaulupeod. See on ikka mingi olnud vist kõige rohkem kuskil 20 000 äkki või korraga. Jah, ikka on. Ma olen isegi siin näinud seal. Ma mõtlesin, sa oled tuttav nägu. Mis paelub sind muusika tegemisel kõige rohkem? Just see, et ma saan nii-öelda inimeste jaoks midagi muuta või et tihtipeale inimesed ise võib-olla ei tea, kui tähtis nende jaoks, nad ei saa aru, kui tähtis nende jaoks muusika on, aga kui mõned asjad lähevad neile väga hinge, siis minu poole on pöördutud väga nagu liigutavate sõnumitega ja kõnedega ja nii edasi. Et just see, et ma nagu järjest rohkem saan aru, et inimestele läheb hästi palju korda. Ja see on tõesti mõnel raskel hetkel näiteks mõnda inimest aitab mingi muusikapala väga suurest nagu mingist masendusest üle saada või tegeleda mingi murega või mida iganes. Ma olen ise seda kogenud ja kuna mul on nagu võimalus seda teha, siis ja nagu anne ja kõik see, siis ma nagu tunnen, et see on nagu natuke minu kohustus või. Et aga mind paelub jah, see, et ma saan inimestele pakkuda mingit rõõmu, sealjuures ise nautida ja tekitada mingeid emotsioone inimestes, et see natukene niisugune, muusika on nagu väike manipuleerimisvorm ka, et saad inimesi panna nutma või naerma või tundma mingeid asju, igatsust või erinevaid emotsioone. No põhimõtteliselt peaaegu piiritult jah, kõiki emotsioone, et see on kõige paeluvam. Mulle ka vist endale meeldib kõige rohkem, kui ma kirjutan ütle muusikat, siis endal on ka selline mingi teatud, oled rõõmus või kurb või siis kirjutad muusika, see on jälle hea alla vaata, et midagi on nagu nullist tehtud ja kuni ütleme valmimiseni. Nojah, see nagu annad endast midagi välja nii-öelda, aga teistele on see võib teistele pakkuda poole rohkem, kui sa ise alguses ette kujutad. Väga hea vastus. Jaa. Millise bändi või muusikuga sa tahaksid koos pidutseda? Pidutseda või? Jumal. Pidutsemine võib olla mingi smuuti joomine ka kuskil. Jaa. Ma ei teagi, vaata. See olenebki väga suuresti, et mõnel hetkel on muidugi tunne, et tahaks Metallica laulja James Hetfieldiga kuskil, ma ei tea, hullu panna. See vend on vist nagu 25% oma elust olnud võõrutusravil. 25%? No on ja ülejäänud ajast on lihtsalt laval. Ülejäänud 75%? No, aga kui nüüd tõsiselt võtta, siis võib-olla ma arvan, et need muusikud, kellega ma tahaks nii-öelda pidu panna ja hängida, on surnud kahjuks. Aga kes see oleks, kui? No ma arvan, et näiteks Freddie Mercury on nagu nii huvitav isiksus ja nii värvikas tüüp ja metsikult andekas inimene ja selline, et ma oleks võib-olla tõesti oleks huvitav olnud näha, et milline Freddie Mercury nagu tegelikult on, mida räägitakse, mis päriselt jah, et mida inimesed nagu teavad või arvavad temast, mis on nagu avalikkuse ette jõudnud, et me ju keegi ei tea, me ei saa seda puhta tõena võtta, aga see, mis seal filmis nagu näidati, et ma arvan, et see oleks küll põnev nagu, et olla kuskil 70-ndate lõpus näiteks Londonis, nautida Freddie Mercury'ga Londoni ööelu, see oleks ikka väga viimane. Päris hea. Ma ütleks sama vastuse, kui keegi niimoodi küsiks. Freddie Mercury tõesti.
Kellega sa sooviksid kindlasti kunagi laivi teha? Noh, oma kõige suurema iidoliga ma olen juba nagu koos esinenud. Tommy Emmanueliga, jah. See on nagu, aga ma teeks temaga iga kell uuesti loomulikult, sest ta on nagu nii võrratu tüüp on ju. Aga see on väga huvitav küsimus. Ma arvan, et äkki see võiks olla hoopis keegisugune laul. Vaata, kelle ma olen mõelnud olen, keda oleks väga äge lauljatest saata. Noh, ilmselt see nagu mõte ei täitu kunagi, aga ma olen lihtsalt mõelnud, keda kindlasti tahaks, on nagu näiteks Robbie Williams. Jaa. Hästi äge tüüp nagu, no, maailmastaaride hulgast üks, nagu minu arust üks mõnusamaid vendi. Ja võt, niisugune mõte näiteks, et vastuseks. No see küll võimatu ei ole tegelikult. Ai, no miski ei ole võimatu. Kui siin öeldakse, et sa oled see Eesti kitarristide Paganini. Ja. Noh, Hannes Võrno ütles seda. Targast sõnad. Jah, ja niimoodi arvab, siis väga tore. Aga kes oli esimene kuulsustest silmarõõm sul ja kas ta on sinu meelest endiselt kena? Hea küsimus on ju. Kuulsustest silmarõõm? Jaa. Esimene. Kuulsustest. Ei tea, mul ei ole vist ühtegi kuulsat silmarõõm. Ei ole kunagi olnud? Minu arust ei ole Eestis ühtegi kuulsat inimest. Aga välismaal? Välismaal. Välismaal on kuulsus ikka. Ja... Eestis ei ole ühtegi kuulsat inimest, võib-olla... Tuntud? President on võib-olla kuulsat. Jaa. Aga tuntud või? No ma arvan, et sa vist mõtled Brigitte Amurutari siin. Olemas. Jaa, davai. Kas ta on endiselt kena või? Jah. Muidugi on, loomulikult on. Tervitused Brigittale. Joo! Mis on parim vabandus, mida sa oled hilinedes kasutanud? Kuhu hilinedes? Ükskõik või? Jah. Parim nagu või? Et mis on kõige paremini nagu töötanud või? Jah. Ma ei tea, see on mingi tavaline mingi siuke, et mul läks auto rehv katki. Mingi selline nagu, jaa, et tegelikult ei viitsinud. Mis on su salajane oskus? Seda tahaks kindlasti kõik teada. Mida oskab Paul Neitsov salaja teha? Salaja? Jah, mitte keegi ei tea. Et ma oskan või? Jaa. Intsina? Ma ei tea, kas keegi teab seda või ei tea, aga ma suudan teksti jätta meelde suht suures koguses nagu hästi lühikese aja jooksul. Tohoh, terve laulu põhimõtteliselt. No jaa, ma arvan, et mul piisab mingi ühest või kahest korrast läbi lugemisest, et mul jääb pähe kogu tekst. Hea mälu. Ma ei tea, kas see on oskus, aga jah, see on nagu see mälu. ikka on. Jaa, mälu lihtsalt. Sul oli siis kooli ajal lihtne, ütleme, mingi luuletusi meelde jätta? Jaa, suht, jaa. Õpetaja ütles, mine nüüd võta see 10-leheline jutt ja jäta pähe. Sa oleks järgmine päev tegid ära. Läksid sinna, ma tegin. Ma tulen ja ma teen ära. Ma teen ära, jah? Ma teen ära. Muidugi ma oskan suitsetada ka palju. Oskad? Kuidas see käib? Kuidas see käib? No võtad suitsu ja teed hästi palju seda. Kiiresti või? Ei pea kiiresti, aga suurtes kogustes. Mis on parim lähenemiskatse, mis on sulle tehtud? Parim? Jaa. Lähenemiskatse? Ütleme, et kõik vaatavad, Paul Neitsov. Ja siis tuleb ja läheneb. Ja kuidas? Nagu parim? Sa mõtled, et nagu vahet ei ole, kas mees või naine või mis iganes? Jah. Parim lähenemiskatse? No mul on mingid meelde jäävaid siukseid hetki, kus mingi inimene tuleb, keda ma üldse ei tea, on ju. Ilmselt üksteist tuleb elu lõpuni meelde ja tegelikult see juhtus päris ammu ja mind sel ajal ei teadnud ikka absoluutselt mitte keegi.
ja ei olnud isegi põhjust ja mitte et praegu oleks, aga siis nagu juhtus niimoodi, et meil oli Võru kultuurimajas oli mingisugune, ma isegi ei mäleta, kelle või millega mingi esinemine ja pärast seda tuli üks keskealine naisterahvas ja ilma nagu midagi muud ütlemata, isegi vist ei olnud tere ja ta ütles, et ta tahab mult last saada. Ma olin mingisugune 19 äkki siis. Aga ma ei olnud nõus. Nagu. Ma ei olnud nõus. Miks? Tule ja võta. Ei tea, ma ei olnud lihtsalt nõus. Selle hetkel, et jah. Et mingid selliseid nagu juhtumisi on ikka olnud, jah. See on huvitavaid lugusid küll siin ja on. Kuidas Fred tuli ja päris kõiki ei saa Paul. Rääkida. Ma teen ka muusikat. Päris kõiki ei saa rääkida. Aga näiteks jah, see on kõige huvitavam olnud. Küsin su käest 9. küsimuse. Palju kokku on? 10. Oi. Kas, väga tähtis küsimus muidu. Kas hot dog või võileib? Võileib kindlasti. Ma olen elus nii palju hot dogi söönud. Tuuritamise ameti pärast, et nagu kus hästi palju sõidad ringi ja sa ei jõua süüa või mis iganes, siis tihtipeale on ikkagi hot dog on. Seda ma olen elus tohutult söönud. Ma arvan, et mul on näost näha ka. Hot dogi nägu peal. Hot dogi nägu peal. Väga hea. Mis võileiba sa eelistad? Okei. Nüüd viimane küsimus ja kõige tähtsam küsimus. Mis võileib? Kalaga või? Ei, kala ma ei söö üldse. Ei, see võiks olla mingi vorstiga. See võiks olla mingi vorstiga. Mingi juust ka, noh. Aga kuidas sul selle armastusega on? Kuidas sul on selleks? Mis sa mõtled selle all? Väga huvitav küsimus, mis sa selle all mõtled? See on kõige parem küsimus. Väga raske küsimus. Kuidas on nägu seal Eesti kitarristil armastusega? Kuidas on armastus? Kuidas on? Ma ei saa aru sellest küsimusest. Mis tähendab? Ma ei saa. Ausalt ei saa aru. No, armastus võileibade vastu või? Ma ei tea, vaata, ma olen nagu siin nagu mingi viimase 5-6 aasta jooksul nagu igasugu hull asju teinud on ja siis lõpuks jõuad nagu sinna punkti, et enne seda, kui nagu üritada kedagi teist armastada, võiks proovida iseennast armastada. Ja siis vist nii ongi. Kas Paul Neitsam on vallaline? Täiesti. Ma olen selles mõttes ikkagi olnud nagu sa oled muusikaga vahet pidamata vallaline kogu aeg. Okei, väga hea. Head vastus, väga hea. Järgmine küsimus. Küsimus enam ei ole. Ei ole või? Ei ole, 10 küsimust oligi. Ma kirjutasin laulu siin vahepeal. Siin karantiini ajal. Ma kirjutasin oma kassist. Ja ma kirjutasin need sõnad ülesse siia paberi peale. Proovi teha 5 sellele. Jaa. Näiteks. Nii. Katse number 2. Teeme veel. Värvikuu, kaelas valge lips, aknas urub ta kuud, koidab hommik, haigutab ta tema suud, 4 kevadet on õidad puhkenud, musta värvi armas suus, tema hing ei kustu ju, mängib leluga või istub, muudab terveks metsegi. Refrään uuesti. Musta värvi armastus, tema hing ei kustu.
Bravo, Pavel. Mine peale, näita. Sul telefon taskus või? Jaa. Hüppa telefoniga siin. Hull mees. See on mees. Tahad pilti ka siin? Ärimees. 10 tonni. Miljon. Kannan ära kohe. Lähme teeme kohvi või? Tean. Lähme teeme? Davai. Kohvi joodud jah? Hea oli. Oli mõnus. Aga aitäh, Paul, et tulid ja muusikat tegid ja ilus oli. Ja homme on sul emadepäeva kontsert. Veebis. Ma panen lingi alla. Aga aitäh sulle. Näeme. No, tšau. Tule vihka mu seljale kriimud, tule hinga, mind raiska ära. Nendes kohtades, kuhu sind viinud ma olen ja iga kord lõhkunud